Järvamaa staažikaim ja Eesti üks staažikamaid omavalitsuspoliitikuid Jüri Elram. Šampuse klaas on käes, spordimehele kohaselt ma kardan ja kahtlustan, et see alkoholivaba šampusel, aga seda me praegu uurima ei hakka. Uurime hoopis seda, et kui ma rääkisin natuke aega tagasi Toomas Tammikuga, siis ma lubasin ka Isamaa esindajale esitada selle küsimuse, et kui Isamaa slogan oli, et muudatusi on hädasti vaja, siis ma sain juba valimiseelsetest juttudest aru, et Järva vallas vist selle sloganiga pole suurt midagi teha. No vot, muudatustega on niisugune imelik asi, et öeldakse, et kui nüüd selle inimese oled ära vahetanud, siis on muudatus tehtud. Tegelikult on ikkagi muudatused toimuvad sisus. Nii et ütleme, ka väljakutseid on sel perioodil palju ja oma selle 12-aastase valimistsükli juures ütlen, et ilmselt üks keerulisemaid aega. Igas mõttes. Nii et aga eeltöö on praegu tehtud ja valmisolek olemas, meeskond saab komplekteeritud ja ma usun, et see, et meil tuli nii palju noori mehi volikogusse, muidugi ainukene on kahju see, et meil see naiste hulk on riad on väga väikesed, see tasakaal nüüd jääb ära. Et see, kui nende meeste võimed me suudame ära efektiivselt kasutada ja nad ei pettu poliitikas, vaid jäävad edasi, siis me ütleme, et meil see 4-aastane periood ilmselt saab korda läinud olema. Isamaa puhul tuleb veel küsida, et teil oli üks kaotus ka. Kadrina rahvas suutis teilt ära tõmmata ühe noore andeka tegija oma vallavanemaks. Kas see on Järva vallale kaotus, et selline särtsakas inimene läks sinna või see on pigem võimalus koostöödeks? No üks on kindlasti võimalus koostöö tegemiseks, et ütleme, minu jaoks on see hea kogemus, ma alati ütlen noortele, kui selline võimalus pakutakse, siis see tuleb alati vastu võtta. Sest ütleme, mitte mingil juhul ei tohi karta, sest mitut korda, kui sa kõhkled, mitut korda keegi sulle pakkuma ei hakka. Ja Siim on selle 2 aastaga teinud siin head tööd. Ja ta on saanud päris korraliku kogemuse, nii et ma arvan, et tal läheb seal hästi. Ja loomulikult see küsimus ilma milleta kuidagi ei saa. Kui valimised on selja taga ja nendest juttudest, mis kõlasid enne valimisi plaanidena, tuleb hakata järjest midagi tegema, mis on siis esimesed sellised kõige olulisemad ülesanded, millega uus vallavõim kokku puutub. Uus, endine ja taastunud vallavõim. Õnneks ma ilmselt küülin ikka ainult volikogu juhtima. Rohkemas mandaati keegi mulle vaevalt, et annab ja kui nii ütlen, et ega nagu ausalt öeldes seda nagu ei ihka ka, et pigem vaadata selle poole pealt ja ma arvan, et meil on niisugused teguvaid projekte kohe koos, et see komisjonidega moodustamine ja praegu on teehoiukava, on arutusel ja tulevad kohe ju valla eelarve. Nii et tegevusi jätkub, nii et ega siin ütleme selle aeg, ütleme, kui need valimised veel viibivad, see väljakuulutamine, siis tegelikult hakkab juba natuke nagu aega raiskama, et meil täna veel volitusi ei ole. Veel selline küsimus, mida eriti kellelegi teisel Järvamaal esitada ei saa, et olla valla juhtimise juures, ükskõik siis volikogu ees või valla valitsuse ees täna ja 30 aastat tagasi, kumb oli kergem või raskem? 30 aastat tagasi ma ei teadnud, mis see kujutab ja igat asja võtsid rõõmuga. Nüüd enam rõõmu ei ole? Natukene oled tasakaalukam, aga ütleme 30 aastat tagasi neid kella 2 aeg, kella 3 aeg öösel lõpetatud tööaeg oli palju. Kogu see seadusloome ennast kurssi viimine ja need tegemised ja sa nägid, et kõike tahtsid teha, raha ei olnud. Ja ega praegu on ka füüsiliselt tundub sama seis, et väga palju ilusaid asju tahaksime teha, aga peame väga põhjalikult lugema oma rahakoti üle. Jüri Elrams spordimehena näeb selgelt noorem välja, aga hiljaaegu oli juubel. Kas selline mõte käis ka läbi, et istuks kodus, koguks marke ja käiks kalal võib-olla? Nii kummani ei ole, seekord ei olnud, sest mul oli nüüd aega 2 aastat mõtelda, mida teha, et tundus natuke nagu luuser, et tegelikult võiks ju toimetada ja kui sa näed, et saad panustada, siis ma seekord otsustasin seda nii teha. Jõudu! Aitäh!